vaatajaid tuleb kokku murda. Eelmise nädalavahetusel sai mõtte teoks ning koos kaameramees Kaljo Johansoniga sõitsime Nõukogude Liidu suurimaks motocrossis reklaamitud üritusel. Pilt, mis silmadel avanes, oli tõepoolest vägev, pealtvaatajad arvati olevat 50 000 ringis, võistlejaid 500 ümber. Kooperaatorid on krossidel ikka kohal, hoolitsetakse pealtvaatajate kõhumurede eest, pakutakse plakateid, kleebiseid, muud pudipadi, mis läheb lausa totrusteni välja. Eesti krossisõitjatele pole kaujas kauss, nii on võistluse ametlik nimetus, eriti helde olnud. 1983. aastal võitis Aadu Sikk, samal aastal ning ka 79. oli parim Saku motoklubi. Üks põhjus, miks krossimehed Valmierasse tipuvad, on kopsakad rahalised auhinnad. Klassi võitjale loetakse peo peale 300 rubla, teistele järk-järgult vähem. Poiste 50-stel ei õnnestunud meil seekord pjedestaali vallutada, ka mitte 500-stel, kuid esikohad 3 masinaklassis olid siiski saavutused, millele varematest aastatest võrdlust ei leia. Noorte 125-seid oli registreerinud nii palju, et laupäeval peeti poolfinaalid. Tsiklimark pole korraldajate poolt määratud, seepärast võis noorte klassiski näha Yamahat, samuti kodukootuid mudel. Üks selline oli kosepoisil Mihkel Vaksal. Talve jooksul nuputas ja ehitas noormees võistlusratast koos isaga. Mihkel ütles, et vähe on veel sõidukit proovida saanud, ent tasapisi hakkab siiski minema. Pole imestada, kui ta 2 sõidu kokkuvõttes esikohale tuli, jättes selja taha 2 lätlast ning 4. lõpetanud Aivar Korjuse. Asinarikke teises stardis jättis auhinnakohast ilma võrulase Avo Ljook. Esimese tõsisema jõuproovi tegid Valmieras Saku motoklubi muretsetud 2 Itaalia kuulsa firma Kachiva Sikki. Andres Krestinovele ja Aadu Sikule astusid vastu lätlaste Normund Tuutsise Yamaha ning Uldis Odinsi Honda. Ülejäänutel polnud pjedestaali lähedale esialgu asja. Krestinovi liidrikoht avastardis kadus siis siia. Väike vääratus maksis 7-8 sekundit ja sellest piisas Tuutsisele võidust. Sikk oli 3. Pärast võistlust õnnelikult digipüühkides rääkis Andres tagantjärele nii. No ikka võita tahtsin, sellepärast muud üle jäänud, et kokkuvõttes ära võita. Ja stardist peale läks ka nüüd täie hooga, ega siin enam tagasivaatamist polnud? Ei jah, egas. No ja võib-olla esimene sõit ebaõnnestus sellepärast, et laupäeval sai vähe harjutatud selle raja peal ja rattaga on ka üldiselt vähe sõidetud, aga teine start läks paremini. Jah, teine start läks temal paremini ja võidurõõmule toob lisateadmine, et lüüa sai ka praeguse Nõukogude Liidu koondise esimene number Normund Tuutsis. Kahju, et Sikul küünarikke auhinnakoha ära rikkus. Tänavu on 250. klass ka Nõukogude Liidu meistrivõistlustel vaba ning medali küsimine oleks sakulastel päris reaalne. 500-stel võitis mõlemas stardis esikoha mullune Nõukogude Liidu meister Viestorst Kaussis, kelle võitluslikkus ja julgus vääriksid enamat järeletegemist ka eelkõige kas või meie noorte poolt. Pjedestaalile mahtusid veel leningrádlane Vladimir Hudjakov ja lätlane Jaanis Mironov. Omaette fanaatikud on pärnulased Urmas Kiviselg ja Lembit Loorits, kes külgvankritel kasutavad iga võimalust võistelda, olgu selleks tarvis kas või teekonda Kišiljov. Raha nõuab ratast palju, Mart Mägar aitas kaasa tagaratta amortisaatori meisterdamisel ja see andvat sõidule palju juurde. Esimeses stardis lõpetasid pärnulased lätlaste Jaanis Sergise ja Andis Silisse järel teisena. Ka teises jätkus nende võidusõit ratas kuni lätlased katkestasid. Külgvankritu klassis on meistermehed usinalt nuputanud, on ka välismaa mootoreid, kelle võimalusi vähem, see võib sõna otseses mõttes varsti vankrilt maha põruda. Klubide konkurentsis oli Saku seekord 3. Niisugune oli siis lühike pilguheit suurele motokrossile ja mais tulevad rahvusvahelised krossid Sakus